Mina olen siis Aleksandr Reptšikov Eestimaa Ülikoolist, ehitusmehaanika kaasprofessor. Kuidas ma betooni peale läksin, et see amet on seotud rohkem mehaanikaga. Aga 2007 Mati Laurson, paljud tunnevad teda, et tuli jutule, aga pakkus, aga teeme katsed betooniga, just Qt betooniga, et see Qt betooni rakendus alles tolle all algas. Ja tegime sellise suurema katsete seeria ja analüüsi Qt betooniga. Aga Qt betoon peal sai siis selliseks tavapäraseks rakenduseks betoonis on ju. Edasised plaanid on kasutada betoonis kiududena rehvides saadud traate. Et oleme esialgsed katseid teinud, aga kuna meil on siis natuke uuendatud seadmeid, päris palju uuendatud tegelikult, siis on võimalused suuremad, et siis liigume ka selles suunas. Aga nüüd tänase teema juurde, et pakuti siis sellist teemat ehituslammutusseadmetest betooni valmistamise väljakutset ja mille siis ettekanne koosneb. Et räägiks esiteks meie projektist. Siin oli jutt, et ei ole praktilist uuringut, et me oleme alustanud sellega. Teeks selle väikse ülevaate sellest projektist ka. Räägiks ka seadmetest, uuest laborist, ehitusmaterjalide ringlusevõtte uurimislaborist. See nimetus ei ole ametlik, see on siis minu poolt pakutud nimetus praegu. Järgmiseks teen ülevaate magistritöödest, mis praegu lõppevad. Tegelikult need tulemused on saadud, aga ei ole veel publitseeritud. Oleme teinud katseid jämeda ringlusse võetud betoontäitematerjaliga. Peentäitematerjaliga oleme katseid teinud, 2 eraldi tööd. Ja 3. töö ongi siis seotud jällegi savekattehoiu huvist lähtuvalt, et kulumiskindluse, betooni kulumiskindluse määramine. Selle taga on siis jällegi Mati Laurson. Tema loomuses on juba igasuguse asju uurida, et seekord siis kulutamiskatsed on siis meie teemaks olnud. Ja siis võtame kokku. Käib siis TEMTA projekt, Recyclest ringluse võetud ehitus- ja lammutusseadmete kasutamine uute taristu objektide rajamisel. See on nimetatud väiksem TEMTA, mida me oleme siis saanud. Ja Eesti Maaülikool on juhtiv partner, partnerid on seal rohkem. Ja siis kuni 3 aastat saame siis sel teemal uuringuid teha. Mis eesmärgid on sellel projektil? Kaks poolt on seal. Üks pool on kindlasti see praktiline pool. Et me siis katsetame, loome siis retsepte erinevatest lammutusjäätmetest saadud pigem siis need mineraalsed jäätmed. Üritame siis asendada betooni koostisest kas jämeda täitematerjali või siis peentäitematerjali. Teine pool siis keskkonnamõju hindamine LCA baasil. Selle osa teevad siis Tallinna Tehnikaülikooli kolleegid ja Tartu Ülikoolist on ka keemia pool siis toetatud. Selleks, et mingite tulemusteni saada, siis me soetasime selle sama projekti toel katseseadmeid. Nendest on siis survepress võimsusega 3000 kilonewtonit, et meie enda press on madalama võimsusega, et vahepeal siis suuremate
suuremate tugevusega, kus need plastifikaatorid lisatud, et isegi ei saanud katki, aga selles ei ole probleemi. Nüüd me saame siis ilusti purustada. Teine masin on paindekatsemasin, selleks, et saaksime määrata betoonist, no ka miks mitte ka puidust materjalide, loodud materjalide paindetugevust. Ja juhib seda siis juhtkonsool, et Matest oli siis tootja, seadmete tootja, et see on siis kõige edasi jõudnum siis masin, mis on loodud nendel selliste seadmete juhtimiseks. Hästi on programmeeritav, on paindlikum võrreldes teiste masinatega, et ongi siis sellise nimetusega teadusvariant, et see research variant. Aga mis katseid veel lisaks saab teha, et me oleme erinevaid lisavõimalusi sinna hankinud. Vasakul pool on siis paindekatse, energia neeldumise määramiseks paindekatsel siis kiudbetooni jaoks. Et kõik erinevad variandid, keskel on siis elastusmooduli määramine, edasi paremal on lõhestus tõmbetugevuse määramine ja siis mördi omaduste määramiseks, mehaaniliste omaduste määramiseks võimalused. Nii et kes on Lõuna-Eestist, siis on meil sellised võimalused, et saame siis koostööd teha, kui teil on vaja mingeid nimetatud omadusi määrata. Aga need uuringutest, mida me siis oleme uurinud selle alanud uurimisaasta jooksul. Oleme 3 magistritööd, ongi siis seotud jämeda, mineraali uurimisega, siis kulumiskatset, et me siin kordama ei hakka. Uurimistöö puhul siis tuleb alati mingeid tingimusi endale seada, võib-olla piirata midagi, siis kõikidest nendes meie töödes oli see, et me töötleme meie siis lähtematerjali, mida me saame siis minimaalselt. Et kõik need lisatöötlemised, see on lisaenergia kulu ja üritame siis esimeses voorus siis neid töötlemisi siis vähendada, minimaliseerida. Nii. Ja töödeldavuse klass, seda peab ju tegelikult valmis betooni peab ju tegelikult ka saama valada. Kui kirjandusest on teada, et RCA lisamine vähendab töödeldavust ja sellega siis kaasnevad ka tugevuse probleemid. Seega me seadsime eesmärgiks töödeldavuse klassiks S1. Esimese materjaliga seotud siis uurimistööd. Siin pildi peal on näha erinevaid fraktsioone. Selle materjali me oleme saanud Karimeiko Oyst, et nemad kohe müüvad selle tellimuse peale. Et nendel varuks väga palju ei ole, aga just kui nende käest tellitakse, siis nemad teevad valmis. Ja purustatud betoon, puhas purustatud betoon. No paraku lammutamisel tulevad siis erinevad jäätmed sisse, puit ja teised plastik näiteks, et kõik need materjalid võivad sees olla, aga on põhimõtteliselt tegemist puhta betooniga, purustatud betooniga. Ja me sõelusime selle ja saime 2 fraktsiooni, et 4–20 ja 0–4. Et põhi uurimisobjektiks oli siis fraktsioon 4–20. Määrasime vastavalt standarditele täitematerjali omadusi, et milleks on siis puistetihedus, näevtihedus, tühiklikkus,
mida arutati siis nende eelmiste järgi. Ja plaatjate, nõeljate, terade sisaldust. Et nende terade kujud ka mõjutavad tegelikult betooni surve tugevust. Tulemused on siis graafikutel. Puiste tihedus on, et me oleme paralleelselt teinud siis võrdluskatseid, nagu aru saite, et me tegime siis selle standardse killustikuga 8–16 ja siis selle sõelutud fraktsiooniga. Et see näitab, et selle puiste tihedus ja ka näivtihedus on madalamad võrreldes loodusliku killustikuga, kuid jääb nõutud vahemikku. Killustiku puhul siis puiste tihedus 1200–1600 ja näivtiheduse puhul 2000–3000 kilogrammi kuupmeetri kohta. Aga tendents on mõlemal siis, et läheb madalamaks. Tühiklikkus on meie katsete puhul tuli tegelikult sama. Et vaata, mis järgmised katsed teevad, aga nendel praktiliselt erinevust ei ole. Ja plaatjate ja nõeljate terade sisaldus on RCA-l kindlasti rohkem. Ja selle piirväärtus on 25%, et ta jääbki sinna piiri peale. Sellele väärtusele. Et peaks ka nagu sobima omaduse poolest. Toon välja ka betooniretsepti, mida me oleme välja valinud. Siin ta siis on, mida me hakkame siis väikselt siis muutma ja siis vajumiklassid ka juures. Vajumiklassid on määratud siis standardi järgi Abramsi koonusega. Inglise keeles on siis lamp test. Nüüd töödeldavus. Tehtud vajumitestid ja töödeldavus kuni, esimene klass on siis kuni 40 millimeetrit, et need vastavad siis sellele töödeldavusklassile. Nii et RCA puhul siis loomulikult pidime vett juurde panema, et kui nüüd tagasi minna, siin on siis vessitsementtegur 0,47 on referentsbetoonil. Et selleks, et seda töödeldavust tagada, siis me oleme vett juurde pannud. Nii, mass. Et katsekehad on kaalutud peale valamist. Ja siin on selge tendents, et mida rohkem asendame jämetaite materjali, need asendusprotsendid on siis 30, 60 ja 100, kui ei ole maininud. Et järjest mass langeb. Tugevuse määramine. Me oleme siis enne purustamist oleme hinnanud tugevust Schmidti vasaraga ja ultraheli katseseadmega. Schmidti vasar, olete paljud ilmselt kursis sellega, et betooni kõvaduse järgi siis arvutab ümber siis tugevuseks ja ultraheli selle määramatus on suurem. Et see pigem näitab betooni siseehitust, et selle järgi saab hinnata näiteks poorsust või teiste takistavate heli leviku takistavate parameetrite või osade olemasolu. Ja katsed on tehtud siis meil vanal katsemasinal, need kalibreeritud. Et kuna seaded ei ole veel olnud meie käes. Surve tugevuse näitajad. Jällegi siin on tendentsi näha, et see väheneb, aga
kui nüüd võrrelda referentsbetooniga, referentsbetoon on see sinine tülp on ja viimane on siis 100% asendusega, siis tegelikult survekatse näitab seda, et isegi 100% asenduse puhul siis vastab kõige väiksemale konstruktsiooni betooni klassile, 25-30. Et selle rakendamine on täitsa võimalik. Schmitti-Vasara tulemused näitasid sarnast sõltuvust. Et jällegi referentsbetoon ja siis need 30 ja 60% asendusega need katsekehad tulid praktiliselt samad meie katsete puhul, arvestades mõõtemääramatust. Ja näitab natuke madalamaid tulemusi. See on võib-olla hea, et siis on meil varu tegelikult. Ja siis graafikuna ka näidatud see sõltuvus Schmitti-Vasaraga mõõdetud tulemused ja purustava katsega määratud survetugevused. Et neid näitavad päris hästi või lähevad kokku. Purunemispildid võrreldes nüüd tavabetooni purunemispildiga, siis RCA-l on natuke erinev. Et referentsbetoonil on need klassikaline purunemispilt, et läheb siis selliseks koonuseks, et need praod siis näitavad seda, aga jämetaite materjaliga betooni puhul siis need praod on sellised vertikaalsemad ja need on jaotunud ühtlasemalt, mida rohkem asendusprotsent, siis mida suurem asendusprotsent, seda need deformatsioonid on sellised ruumilisemad, ütleme nii. Purunemispilt tuleb teistsugune. Ja sellel on selgitus ka, et pole need, kuna purustatud betoon on ju koosneb looduslik materjalist pluss siis mürtu ümber, et see on see põhjus. Teine materjal, mida me oleme uurinud, on siis peenmineral. Seda oleme saanud ettevõttes Green Marine. Ta on meil algselt projektipartneriks olnud. Et käisime seal koha peal siis, kui need seadmed veel ei töötanud, et pandi paika alles. Et saime siis vasakpoolse pildi peal näidatud materjali. Jällegi sõelusime, et me tahtsime asendada liiva ja sõelusime fraktsiooni 0–4 millimeetrit. Ja siis 4+ millimeetrit, et nagu siit pildi pealt ka loodetavasti on näha, et väga erineva materjali poolest koostisega siis selline materjal. Ja peenmineraal saadakse siis peale purustamist, sõelumist, et mis jääb siis jämedamatest materjalidest järgi. Ja siis uurisime siis seda keskmist. Jällegi siis samad katsed on tehtud, näevtihedus, tühiklikkus on mõõdetud, et see tühiklikkus on siis peenmineraalil tuli palju suurem, et 20 ja 50%. Nii, näevtihedus on ka madalam, et liiva olete kõik näinud, saate võrrelda siis selle sama näitusel oleva selle näidisega, et saate siis võrrelda, võib-olla saate siis oma vastusega, miks ta niimoodi selline on. Puiste tihedus samuti on madalam, ehk siis selle vee väljasurumine. Ja tegime sõelanalüüsi sellele, et kollane on siis meil tavabetoonis kasutatud liiv, 0,6–2 millimeetrit, et selle järgi saab otsustada, et see vastab siis tootja poolt märgitule. Nii, ja siis
mineraal jaotub siis ühtlased, et me oleme seda analüüsi teinud ka Karimäki sellele 0–4 millimeetrisele selle fraktsioonile, et jaotub ühtlasemalt. Tegime ka keemilise analüüsi. Lasime teha siis Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudis, et mida siin võib kiiruga välja tuua, siis on siis SO3 on siis kipsi sisaldus, ja? Et võrreldes nüüd selle puhta betooniga siin, mis on 0,34, siin on siis 12,05% kipsi. Ja viimane verk on siis see osa, mis põles välja või aurustus, et 950 kraadi juures kuumutamisel. Et siin on siis betooni retsept, et aeg hakkab siin kiiresti otsa saama. Ja vajumid on samuti vastavalt S1-1 tuli S2, et natuke vedelam. Samad masinad, aga vaatame, mis tulemusi me saime. Et mass samuti langeb, purust paneme siis surve tugevuse pigem, jah. Nii surve tugevused, et siin tulid siis sellised huvitavamad tulemused, et mida siis tuleb edaspidi kindlasti uurida. Schmidti vasaraga siis mõõdetud tugevus ja surve tugevus, et meid huvitab ilmselt see surve tugevus rohkem. Schmidti vasar ka näitas head korrelatsiooni sellega. Aga kuna tugevus läks alla 10 megapaskali, siis enam Schmidti vasaraga ei saanud ka need mõõtmisi teha. Et siin probleemiks on siis see koht, et meil siin asendused olid teised 25, 50, 75 ja 100. Et üleminekul 25 kuni 50 siis toimus järsk langus. Et siin on siis purunespildid ka sellega, et miks see nii järsult langeb, et seda me hakkame uurima tegelikult. Edasi siis kulumiskatsed kiiresti, et panime käima enda kulutamismasina LKI 3, on see, kuhu läheb 2 proovikeha, et 71 korda 71 millimeetrit, sellised kuubikud, need kvartsliiviga kulutatakse. Ja kulumiskindluse tulemused on siis sellised, et kuna see on siis Savekate poolt finantseeritud ja tellitud töö, siis nemad katsetavad oma neid pinnakõvendeid ja immutusvahendeid. Aga tegime siis 4 tsüklit, 4 tsükli järel siis see massikadu on siin näidatud, ja? Et kui referentsbetoon on 4,7, siis RCA on siin mõlemaid, ta tegi ise valiku, et paneb 25 jämekillustikku purustatud betooni ja siis 25 mineraali. Et siis 15,8 on see, et 3-kordne vahe. Et siis selle kasutamine põrandana, siis tuleb edasi uurida, et mis tingimustel võib seda kasutada. Aga siis nendest väljakutsetest, et mõned asjad, mida ma siis kirjanduses sain ja leidsime kinnitus ka sellele katseliselt on, et veeimavus võib ulatuda kuni 4–8% massist, et võrrelda siis tavabetooniga, mis on 1%. Et seda otseselt katset ei ole teinud, et on plaanis teha, et järgmistena. RCA kasutamine vähendab töödeldavust, ja meil pidime lisama vett külmatsüklist tingitud kahjustuste riski suurendab. Need katsed ilmselt ka meil tulevad. Ja kuna on RAC ehk siis
ringlused võetud täitematerjaliga betoon on poorsem, siis diffusioon on ka parem, et kõikidele ainetele, mis ümberringi on, et vastuvõtlik. Et siis roomedeformatsioon suurem ja kahanemine ka suurem, vastavalt siis 30-60 ja 20-50. Et kõige suuremaks probleemiks ongi see poorsus nendel, et meil tulebki siis tegeleda selle poorsuse vähendamisega, et variant on muidugi pakutud, et siin ainult väike loetelu nendest, millele see poorsus siis mõju avaldab, negatiivset mõju. Et ja siin lahendustest on siis materjali eelnev niisutamine, pesemine, plastifikaatorite lisamine, nii et mikrostruktuuri parandamine, et lenduva kasutamine, rännisuitsu ja näiteks kasutatakse ka biosadestust. Ehk siis bakterid pannakse tööle pooride põhimõtteliselt kaltsiumoksiidi täitmisega, kaltsiumoksiid siis on tugevam. Nii et ja töötlemine, no kõik need asjad, et vajavad eeltöötlust, et meie tingimus oli see, et me töötleme vähem. Võimalikult vähe. Nii et sõelumist me pidime rakendama, aga seda tegime käsitsi ka nende katsete puhul. Nii et selleks ongi siis vaja lisaks nendele katsetele arvutada LCA abil siis keskkonna mõju. Ja aga sellega siis lõpetaks. Tänan tähelepanu eest. Aitäh! Aleksandrile aplausi. Ja kuna aeg surub takka, siis ma loodan, et neid küsimusi saab küsida siin lõunapausi ajal, sest meil on veel paar ettekannet jäänud, enne kui saame lõunale minna. Aitäh, Aleksander! Väike natuke suumaguseks ka.